Kaisa kuuleb. Siin sinu taskusõbrannad, kes on sinu jaoks igal pool olemas, et anda nõu ja arutleda teemadel, mis meid kõiki ühel või teisel viisil puudutavad. Tere tulemast taskusõbrannade lainele. Tere tulemast tagasi meile kõigile. Jah, me ei ole nii ammu siin istunud, et ei osanudki kohe algust teha kuidagi. Sest vaatame üksteisele otsa, mõtleme, mis me ütlema peaks. Nagu natukene. Aga no tere igatahes. No tere igatahes, muidugi. Ja noh, nüüd on nagu jah see küsimus, et kust me siis alustame, kust me lõpetame, mis nagu, et noh, Kaisa oli siin siis põhimõtteliselt terve veebruari USAs. Ja ma maandusin 2 päeva tagasi, nii et ma natukene aklimatiseerun oma eesti keelega ja samuti kuna mu nii-öelda sleep schedule, minu unegraafik on väga sassi löödud, siis praegu kell on 3 läbi ja ma ütlesin Kaisale, kui ma siia jõudsin, et kell 3, nagu ma ei tunne jetlagi. Ma ütlen ausalt, nagu jetlag selles mõttes, et ma ärkaks mingi kell 4 öösel, seda mul ei ole. Mul ei olnud, kui ma läksin USAsse, mul ei ole olnud seda ka siis, kui ma tagasi tulen. Aga kas jetlag tähendab ainult seda? Ma ei tea. Mina olen aru saanud, et see tähendabki üleüldiselt kõike seda, kus sa oled segaduses ajaga. Noh, et see ka, et sul kell 3 on sleepid. Täiesti. Nagu kell 3 on mul tunne nagu päriselt ka, andke mulle padi ja ma olen lännu. Nagu ma olen nii väsinud ja see on ilmselge, sest et minul on kuu aega olnud teie kell 3, minu kell 12 öösel nagu, et ma magan. Nii et no ma nimetaks seda jetlagiks ikkagi. Ehk siis ilmselt jetlag on hittinud nüüd ikka päris tugevalt. Jah, aga you're powering through. Of course, Noko aitab ka siin tublisti. Jah. Nii et hoiame sind ikkagi ärkvel ja elus ja hakka kuskilt otsast pihta, kuidas sul läinud on. Issand jumal, nii palju asju on toimud see kuu, et tõesti ma ei tea, mida rääkida, mida mitte, mida tuua kõrgpunktiks, mida madalpunktiks. Nagu lihtsalt, kuidas ma kokku võtan kõik need asjad, mis toimunud on. Okei, alustame siis sellest. Esiteks, jetlag ilmselgelt madalpunkt. Nagu jetlag ei ole mitte kunagi tore, mugav asi, see on asi, mis lihtsalt rikub su päeva. Nii et... Aga kui me üritame kuskilt otsast positiivselt vaadata, siis see on privileeg, et sa üldse saad midagi sellist tunda, et sa said teisel pool maakera käia. Absoluutselt. Et no kiviaja inimesed ei teadnud, mis on jetlag. Seda kindlasti. Nii et jah, tõesti, privilegeeritud ma tõesti olen, aga ma võtan siis kõige tugevama madalpunkti selle reisi osas, sest et kui ma ütlen teile, et seal reisil läks väga palju asju, täiesti pekki. Ja no juba sinna jõudmine läks pekki. Seda ma mõtlesingi, et ma räägin seda. Nagu seal on palju asju, mis läks pekki, aga ilmselt see reisi algus on lihtsalt nagu, see oli täiesti katastroofiline. Kuidagi juhtus igatahes niimoodi, et samal ajal, kui mina läksin Maybelliniga Leetu, oli Kaisa lennujaamas ja oli minemas siis USA poole, aga see ei pidanud nii olema. Ei, ma pidin 2 päeva varem juba USAs olema. Ühesõnaga, mis juhtus? Meil oli siis niimoodi Leoga, et enne USAsse minekut oli meil ka siis booking või nii-öelda meid oli siis bookitud Küprosele õpetama festivalile. Mina võtsin meie USA piletid nii, sest et ma olin täiesti raudkindel, et 9. oleme meie tagasi Küproselt Eestis ja 10. me lendame USAsse. Nagu see oli mingi mitu kuud juba plaan, mida ma teadsin, ma olin lennupiletid näinud, et 9. me tuleme tagasi, kõik tundus nagu titi-miti tore. Ja siis reede õhtul sõidame meie siis lennujaama Leoga, Leo oli Eestis ja ta ütleb mulle nagu, et oota, aga kuidas me 10. lendame USAsse, kui me 10. tuleme alles Eestisse tagasi, ma vaatan ta täiesti šokis pilguga, sest et me ostsime koos USA pileteid, nagu me olime videokõnes, lihtsalt nagu sellel põhjusel, et me topelt tšekiks kõike. Et nagu koos vaataks, et ühtegi errorit ei ole, et kõik kuupäevad on nii, nagu ma arvan, et nad on. Ja ma vaatan tal täiesti nagu, silmad on nagu tõllarattad ja vaatan tal otsa nagu, mida sa ajad mulle, me tuleme 9. tagasi, et me 10. lendame, me tuleme 10. Häirekellad, taksost täielikult häirekellad, SOS, error 404 nagu. Ma mingi okei, löön meie piletid lahti, ma olen nagu ei näe, 9. on ja teate, mis juhtus? Küprose korralda oli saatnud mulle 2 piletivalikut. Üks siis Eestist ja üks Prantsusmaalt. See, mis Prantsusmaalt oli 9. tagasilennuga ja Eestist oli 10. aga mina muidugi, sest esimene variant, mis ta saatis, oli Prantsusmaalt ja see jäi mul meelde ja ma olin nagu 9, super, sobib väga hästi.
ja ma ei topelt check-inud, et me tuleme 10. tagasi. Nii et kuidas meie reis algas, on see, kell on siis 9 õhtul. Meie lend oli 9:40 oli Tallinna lennujaamast Küprosele. Mina telefoni otsas lihtsalt lennufirmade asjadega nagu, mis saab, kas me saame piletid ära vahetada, mis toimub. Lõppkokkuvõttes me ei saanud piletid ära vahetada ja me pidime ostma uued piletid, aga ja siit teile kõigile hoiatus, reaalselt ärge kunagi tehke seda, mis me tegime. Nii. Me mõtleme siis süsteeme, mida teha, sest et uued piletid lähevad maksma üle 5 soti. See on 5 soti miinust mõlemale, sest algselt see nagu meie nagu paljud asjad olid ju ka korraldajatega orgunnitud ärki-särki, aga see on puhtalt meie taskult 5 soti miinust. Ja ma mingi ütlen Leole, et aga huvitav, kas nii ei saa, et sa lendad pühapäeval, sest me üritasime vaadata Küproselt tagasi lende 9. Et äkki me ise ostame sealt tagasi lennu 9. Eestisse. Küproselt saab ainult 1 korra nädalas, Küprosele 1 korra tagasi. Sa ei saa niimoodi, et sa iga päev mingid lennud. Ei saa. Lennud on 24 tundi Eestisse siis. Ja ühesõnaga, siis ma mõtlesin, et aga vaatame Helsingisse. Minul ei olnud USA asju kaasas, nii et ma teadsin, et ma pean kindlasti Eestisse tagasi lendama, nii et ma lihtsalt minu lennupiletid on juba vastu taevast lennan, nii et ma võtan need uued piletid, ma olin selle reaalsusega nagu seda reaalsust aktsepteerinud. Aga Leol olid ju kõik asjad kaasas, mis ta USA-sse võttis, nagu ta läks Küprosel, nii et olid kõik USA asjad kaasas. Mõtlesin, et nagu davai, aga vaatame nii, et vaatame lennupileti Helsingisse. Et äkki me saame niimoodi, et sa võtad lennupileti Helsingisse ja sealt lähed siis selle nii-öelda Helsingi New York lennu peale. Siis muidu te pidite Tallinnast minema Helsingisse ja sealt. Täpselt. Tundub ülikaval plaan. Ma tean juba stewardessid, piloodid, kõik, kes olete lennundusega seotud, ma tean, et juba kuulate ja hoiate peast kinni. Aga ikkagi siit õppetund teistele. Mina ei teadnud ka seda asja, mis sa nüüd hakkad rääkima. Ja me leidsime talle lennupileti, see oli 20 tundi. Aga ta jõudis täpselt niimoodi, et 3 tundi enne USA lendu jõuaks ta Helsingisse ja siis ta lihtsalt läheb oma väravasse. Ta tegi check-in'id oma USA lennule ära, läheb tema pühapäeva hommikul minema, siis kui me oleme workshopi ära andnud. Ja mina jään siis nagu Küprosele, nii-öelda representin meid terve õhtusel. Ja siis esmaspäeva hommikul, kui ma lendan tagasi, siis Leo kirjutab mulle, et teda ei lastud lennule. Et ta oli kohal, ta oli väravas 3 tundi enne ja kui bordimisaeg oli, tal oli pilet olemas ju. Öeldi, et teie lend on canceldatud. Sest et ta ei läinud Tallinnast Helsingisse. Sest ta ei läinud Tallinnast Helsingisse, et kohe, kui ta missis oma lennu Tallinnast Helsingisse, tühistati terve ta lennu raudtee ära. Aga miks seda tehakse, et siis nad saavad müüa kellelegi teisele? Nad ei müü neid kohti ka, ei. Sest et see on nii viimasel hetkel, nad ei müü seda kohta enam. Ma ei tea, see on täiesti mingi fucked up situatsioon minu arust, et nagu kui inimene on seal, ta on check-in'i teinud ja ta on väravas, siis see koht jääb ju nii tühjaks nagu fucking hell, laske ta sinna lennule. See on jah päris haige, et kui nad ei ole seda ära müünud, see on ikkagi seal ja inimene on kohal. On see, et kui sind ei ole ja mis on ju okei, aga sa oled seal, sul on see pilet ja seal lihtsalt ei saa. Jep. Ja sa kaotad kõik selle raha. Jep, nii et ta kaotas selle 290 €, mis oli Küproselt Helsingisse lennata ja ta ostis uue lennupileti edasi-tagasi pileti. Helsingi, New York, Pariis. Nii et tema pilet läks lõppkokkuvõttes veel kallimaks kui minu 500, täpsemalt siis 590, ma võtsin pagasiga juurde, 590 € maksev pilet. Ütleme niimoodi, et päriselt ma olin seal lennujaamas see päev, kui me nägime ja ma mõtlesin, ausalt öeldes, ma ei lähe sinna lennule, ma ei lähe USA-sse, sest see juba algab nii katastroofiliselt, et mis veel perse saab minna. Ja eks seal läks veel asju perse. Lõppkokkuvõttes oli ikkagi see väga edukas reis, ma räägin teile nagu kõrgpunktina ka kindlasti sealt midagi, aga lihtsalt nagu see algus oli nii masendav, nagu reaalselt ma olen kodus, ma nutan, ma olen nagu mingi, miks elu peab nii tegema ja siis mu elukaaslane on, et äkki ta testib lihtsalt, et vaatab, kui väga sa tahad seda nagu. Tema oma optimismiga, I don't know, aga nagu... tore, et ta on optimistlik siis seal juures vähemalt. Absoluutselt. Ta sinuga koos ei nuta. Vahepeal oleks tore ju, et keegi nutab lihtsalt suga koos, et ei paku sulle mingid loogilisi lahendusi, vaid on nagu mingi ongi siit, nutame koos. Et seda muidugi küll jah, et alati sa ei taha seda nagu loogilist lahendust, vaid sa tahad, et keegi on mingi täiesti putsis on. Jah, täpselt. Ühesõnaga, ehk siis see reis ikka algas päris masendavalt, aga õppimiskoht teile. Alati peate minema sealt lennuki peale, kus teie esimene lend läheb. Et ei ole see mingi, et aga ma olen juba Helsingis. Ei, sa sõidad Tallinnasse tagasi. Võtad laeva ja sõidad tagasi.
võtad laeva. Või lähed laeva peale. Võtad laeva ja lähed laeva peale, ma ütlen, ma aklimatiseerun veel. Jaa. Okei. Jah. Tahad vahepeal rääkida midagi vahele? Ma ei tea, selles suhtes, et nagu need Kaisa seiklid on siin nagu nii põnevad siin kõrval, et mul on siin ikkagi selline rahulik kodumaine elu olnud. Ja mul nagu otseselt midagi väga halvasti ei ole olnud õnneks, mis on ainult positiivne. Kui ma millegi üle nurisen, siis üks asi on minu näonahk. Sama. Et ma ei tea nagu, mis siin juhtus, aga midagi mul seal otsa ees toimub. Mulle tundub, see näeb välja selline, et see on mingist tootest tekkinud. Nagu allergiline. Väiksed nagu punnikesed. Ma olen siin nüüd mitut uut toodet proovinud, nii et täpselt ei tea millisest. Aga mingi aimdus mul seal on. Et see ei ole mingi maailma lõpp, lihtsalt see on veits ebamugav ja muidugi ma otsustasin samal nädalal lõpuks filmida oma meigikoolitused. Aga see on niisugune... Aga tead, see ongi rohkem realistlik täpselt. Ja. Nagu inimesed näevad, et okei, sa ütled, et teeme katva põhja ja actually sa näed ka siis seda tulemust. Ja. Sest et muidu väga tihti on täpselt nagu need mingid raseerimisreklaamid või üldse mingi kõik asjad. Sa oled juba sile, mida sa seal raseerid. Täpselt, nii et nagu täpselt nagu meigiga või mingi skincare'iga mingi akne vastane, sul on mingi üliklaar nahk. Ei. Ja. Elu on selline, et ei ole alati perfektne kõik. Elu on selline, jah. Muidugi siit ma võikski siis, ma lähen siis sujuvalt oma kõrghetke, et see kõrghetk ongi see, et ma filmisin see nädal kokku 8 tundi seda meigikoolitust. Ja räige pinge, et ma ju ühest küljest ma tean, et mul on kõik need teadmised olemas, need on aastate jooksul kogunenud, aga siis, kui hakkad seda tegema, siis on nagu, et kas ma ikka nagu kuidagi, et kuidas ma selle kõik siia kokku võtan, et ma ikka kõik olulised asjad ära ütleks. Võt see pinge oli nagu, et ma jumala eest midagi välja ei jäta siit praegu. Et pingeline, aga mul on väga hea meel, et need on filmitud. Mul tuleb siis meigikoolitus, online meigikoolitus. Ma ei oska veel täpselt teile öelda, millal see välja tuleb, aga ta tuleb 2 osas. Et tuleb nagu meigi põhi ja siis teine osa on kulmud, silmameik ja huuled. Et siukene nagu poolitamine. Et nüüd ootab mind ees monteerimine. Oi, see lemmikosa. Nii et väga pikk töö on veel ees, aga siuke suur osa on ikkagi ka tehtud ja selle üle mul on väga hea meel, sest et tegelikult ma tahtsin selle meigikoolituse juba eelmine aasta välja anda ja ei jõudnud selleni. Ehk siis see aasta vähemalt see tuleb. Väga tore. Samm-sammu haaval lähedki ja teed. Ja, kõik ei peagi korraga tulema. Jah. Vähemalt ma töötan selle kallal. Jah. Ja see ongi hästi. Ja. Ma reaalselt ei tea, nagu jällegi, nagu ma ütlesin, see reis oli nii katastroofiline, aga seal oli väga palju häid hetki ja ma ei tea, milliseid välja tuua, aga ilmselt ma toon selle ühe. Sest et ma tegin nagu, ma vlogisin ka seda, nagu mu veebruari vlog pidi olema mu reis USAs, aga see vlog saab olema väga hästi nagu eesti keel, ma tahtsin öelda, et it's gonna represent super well, nagu, kuidas sa eesti keeles ütled seda? Ta annab aimu, annab edasi seda katastroofilist vaibi, ma ütlen neile. Nagu see on suht kaootiliselt filmitud, sest et ma olin ka terve see reis muide haige. Ma kahtlustasin, et ma olin COVIDis või tegelikult Janette kahtlustas, et ma olin COVIDis, aga ma ise arvasin, et see on see AC, mis seal huugas kogu aeg. Aga ühesõnaga terve see reis ma olin täiesti haige, nagu nii, et mul ei olnud vahepeal häält nädal aega, nagu see oli nii naljakas lihtsalt. Ma kogu aeg köhisin, nii et see oli ka see nii-öelda katastroofiline osa sellest reisist, aga lähme ikkagi kõrgpunkti juurde, milleks on see, et me ju andsime tunde seal. Ja korraldaja siis enne seda viimast suurt festivali, kus me ka õpetasime, enne seda me andsime 4 workshopi või 3-4, ma ei mäleta, 3-4. Ja ta ütles, et ta ei ole kunagi saanud nii palju tagasisidet, mitte ühegi paari kohta, nagu nii palju head tagasisidet noore upcoming paari kohta, kui ta sai meie kohta siis. Ehk siis, et nad on enne ka toonud selliseid uuemaid paare, kes ei ole veel nagu nii maailma tuntud, et nad testivad, nad tahavad ikkagi nii-öelda toetada noori. Ja et me olime esimesed, kelle kohta ta sai nii palju tagasisidet, et nagu ta saatis mulle screenshot'e lihtsalt, kuidas inimesed nagu kiitsid meid. Ja
mina ei tea, mis me siis nii teistmoodi tegime, sest ma ütlesin Kaisale, aga ma ei teinud mitte midagi teistmoodi, kui ma teeksin Eestis või kuskil mujal Euroopas. Mis secret sauce sul nagu oli siis või mis asja te seal korraldasite? ei olnudki palju, me lihtsalt nunnud, me viskasime nalja, me päriselt õpetasime, nii et me nagu detailselt õpetasime ja meil olid nagu workshopid ka nagu ikkagi väga, kuidas ma ütlen, me nagu planeerisime neid hästi nagu vastavalt nii-öelda sellele stseenile, sellele nii-öelda seltskonnale, täpselt. Et ei olnud, et lihtsalt lähme laksime midagi, vaid nagu me üritasime ikkagi võtta nagu vastavalt riigile üldse, kus me oleme, nii edasi. Ehk siis võib-olla see oligi see secret sauce, I don't know. No igal juhul väga tore. Ja, nii et... Teid tahetakse juba sinna üldse elama kutsuda. Tõesti, meil oli nagu... Ma algus võtsin seda naljaga, nagu poolnaljaga, et inimesed ikka ütleme, do you want to come live here? Aga nii-öelda siis selle festivali lõpuks, mis oli siis 4 päeva tagasi nüüd, see korraldaja jõudis mult küsida 6 korda, et kas me consideriksime, kas me nagu mõtleks selle peale, et siia elama tulla, kui meil viisa on. Nii et... jah, ei ole mõelnud selle peale, see pole kunagi valik olnud, ei tea, kuidas ma sellega nii-öelda, mis ma arvan sellest, aga ma arvan, et veel mitte. Jah, aga väga siuke, ma ei tea, meelitav oli küll, et keegi niimoodi mingi, jah. See oli see, ma arvan, ja ülejäänud kõik tuleb ilmselt vlogis, ma ilmselt teen vlogi lõpus ka mingi kokkuvõtte. Kus ma räägin siis kõik detailselt, mis teil jäi vlogi väliselt nagu nägemata. Tähelepanu, see kuu on võimalik ühel õnnelikul võita endale 2 karbitäit Bearpelsi kõige uuemaid batoone ja selleks, et võita, ei pea sa tegema mitte midagi muud, kui kommenteerima meie podcasti episoodi YouTube'i kanalil ja kõikide märtsikuu kommentaaride seast valime me siis ühe enda lemmiku, kes saabki endale Bearpelsi batoonid. Ja me ei ole mõnda aega teie saladusi lugenud, nii et me lähme nende juurde ja siit üleskutse palun kõik oma saladused meile saata. Selles mõttes väga tore, kui me elame sellises maailmas, kus inimestel ei ole saladusi ja me oleme hästi avatud, aga see ei tundu minu jaoks reaalne maailm. See ei ole. Meil kõigil on väiksed räpased saladused. Ja palun need meile saata. Aga miski valik meil siin täna on, nii et ma võtan siit esimese ette. Tere Kaisad, teie podcast on ainuke, mida ma kuulan ja väga naudin seda. Aitäh sulle. Tahaksin end saripetjana üles anda. Samastusin ühe teile kirjutanud neiuga. Olen 24-aastane. Nimelt pea igas suhtes, kus olen olnud, olen petnud. Neid suhteid, kus olen oma partnereid petnud, on 4. Petmised on toimunud nii ette planeeritult kui ka spontaanselt. Vahele jäänud olen, aga olen suutnud end välja keerutada. Erinevalt teile kirjutanud neiust ei tunne ma end ei kohe ega ka tagantjärele üldse süüdi, mille pärast tunnen end psühhopaadina. Aga olen leidnud nende petmiste puhul ühise joone. Nad olid väga kehvad partnerid ja mis põhiline, ma ei armastanud neid. Ja arvan, et olen üleüldse terve elu suhtes olnud, kuna kartsin üksi olemist ja vajasin armastust ja hoolt, mida oma peres ei saanud. Olen oma elus armastanud vaid 2 inimest. Nendega olles ei tulnud petmine mõttessegi. Nüüd aastaid hiljem peale petmisi tunnen, et olen hoopis, ma ei tea, mis see sõna tähendab, frigiidne. Ja liiga kõrgete nõudmistega, sest mulle ei meeldi mitte ükski mees, isegi nii palju, et nendega lihtsalt kohtingule minna. Mul on tunne, et minust on saanud meeste vihkaja ja vaatan mehi tülgastusega. Eeldan kohe, et nad tahavad minuga ainult magada. Naised mind samuti ei huvita. Aitäh, et oma asja teete. Hypoactive sexual desire order on naise võimetus erutuda ja saada orgasmi või naise üldine seksuaalhuvi puudumine. Aha. Okei. Tore, et ta lisas, et ta ka siis ennast lesbiks ei pea. Jah. Huvitav. Aga... Ei, no ta ütles, et ta on ju 2 inimest armastanud ja siis ta ei nagu mõelnudki petmisele. Ja siis ta ei mõtlenud jah petmisele. Ei, no ega siis ongi lihtsalt valed suhted. Ja kui sa oled tõesti sellises suhtes, kus sul on tegelikult täiesti
poogen sellest teisest inimesest, siis ilmselt ongi lihtne petta. Jah, sest sul ei ole seda empaatiat seal, et ma ei taha sellele inimesele nii teha. Et ma hoolin tast nii palju, ma armastan teda nii palju, kuidas ma teen talle niimoodi. Ja see ei ole kindlasti õigustus. See on lihtsalt nagu selline võib-olla seletus iseendale, et miks küll nii läks. Aga ma tahaks arvata, et siiski, kui sa oled oma elus 2 inimest armastanud, siis see näitab, et see on võimalik, on olemas inimesi, keda sa saad armastada ja lihtsalt praegu nüüd ei ole sinu teele jäänud sellist inimest, aga see ei tähenda, et ei võiks jääda, et ma ei tea küll, kas ta nagu kardab üldse seda, aga mulle siit lõpus nagu õhkab võib-olla see hirm, et ma kardan, et minust on saanud meestevihkaja ja et äkki nagu rohkem ei olegi mu jaoks kedagi, aga seda ma ei usu. Et ikkagi ma arvan, päris paljudel juhtub seda, et on olnud mingi hea kogemus ja siis juhtub vahele mingit jubedat sitta. Aga ma ei ütleks, et see tähendab, et enam kunagi ei või midagi head tulla. Ja. No aga võtame siis kohe järgmise. On saladus, millele ma soovin teie nõu. Olen 25 ja Peika on mul kohe 30. Oleme olnud koos aasta. Minu saladus on see, et ma ei armasta teda. Mulle meeldib temaga koos olla, aga mingeid suuri tundeid ma ei tunne, mis on kurb. Probleemiks võib olla see, et kui ma temaga kohtusin ühel peol, hakkas ta mulle silma ning ka mina talle, aga olin siis just hiljuti eelmisest pikaajalisest suhtest lahku läinud. Kokku läksime Peikaga suhteliselt kiirelt, kuna tundsime, et see on nii õige. Kuid mina tagantjärgi olen mõistnud, et oleks pidanud endale rohkem aega andma, et eelmisest üle saada täielikult. Minu kallim on täpselt selline inimene, nagu ma oma eelmises suhtes lootsin, et tema oleks olnud. Mida teha? Kõik on hetkel peaaegu, et perfektne, aga midagi on ju ikkagi puudu. Sain sellise mehe, nagu alati unistasin, aga seda suurt armastustunnet mu sees pole. No mis siis? Issand. Mis siis ükses olukorrast tuleb teha? Kas see ongi siis see reboundi asi või? No natukene tundub seda viisi, et tegelikult see oli sul rebound, see oleks, ütleme siis justkui pidanud olema siuke lühike fling võib-olla kui midagi, aga siis te läksite pikaajalisesse tõsisesse suhtesse. Samas ma ei tea, ma tean ka inimesi, kes on läinud pikaajalisest suhtest väga... mitte, et ei ole pikka aega vahel olnud ja on läinud järgmisse suhtesse, pikaajalisesse suhtesse ja see ei ole probleem olnud. Et ma ikkagi arvaks, et kui ta oleks päriselt õige inimene, siis isegi vahet ei oleks, et sa ei olnud endale andnud piisavalt aega, et nagu see ei loeks, et ma pakuks, et lihtsalt ju siis seal ongi midagi, mingi särts on puudu ja ta ei ole see sinu jaoks õige. Isegi kui just kui nagu tundub, et ma ei tea, kui sa vaatad ta mingi omadusi ja kõik, et just kui peaks olema, aga peaks, aga päris elu ei ole see. Äkki seal võib ikkagi olla see ka vahel, et sul ei olnud seda hetke, et tõesti, mis ta ise ütles ka, et ta läks liiga kiiresti sellesse praegusesse suhtesse. Et äkki, kui ta oleks andnud endale aega, nagu et ta leinab oma eelmist suhet, on seal vahepeal üksi ja siis kohtub selle tüübiga, võib-olla siis oleks asjad teised. Võib-olla ka, aga seda me nüüd ei saagi teada. Jah. Aga ega mina ei soovitaks niimoodi suhtes olla, kui ei ole seda õiget tunnet või seda armastust seal. Mis see armastus üldse on ja see, aga ju siis tema teab, mis tema jaoks armastus on, kui ta ütleb, et ta seda praegu ei tunne. Et ju ta on varem seda siis tundnud, kui ta tunneb, et praegusest suhtest on see puudu. Samas kas igas suhtes jällegi räägib inimene, kellel on olnud elus ainult üks suhe. Aga ma mõtleks, et igas suhtes sa ju tunned armastust erinevalt, ei või? Ma ei tea. Ma ka ei oska. See ei pruugi olla nii, et igas suhtes ma tunnen täpselt sama asja. Vaat ma ei tea. Siinkohal ka mina ei oska midagi öelda. Olen ainult ühesugust armastust tundnud ühe inimese vastu. Nii et ma ei tea. Sest selles mõttes nagu
nagu kui ta on tõesti perfektne igat pidi, siis mulle tundub rumal öelda mingi, ta jäta maha ja mine otsi uus, sest et nagu ma olen kuulnud endiselt, turul on põud. Et nagu pigem ma vist võtaks hetke, et nagu enda hetke eraldi temast, kas või mingi pausi, mis iganes, kuigi aasta on suhteliselt ikka aeg, aga nagu, et lihtsalt saada selgus, et mis mu peas siis toimub tegelikult. Ja mida ma üldse, kas ma tahan esiteks üldse suhtes olla, nagu kas on suhe minu jaoks. Teiseks, aga millises suhtes ma tahan olla ja paneks kirja, millises ma praegu olen. Ja siis nagu mõtleks sellele, et okei, aga mis on, nagu okei, midagi on puudu, aga mis see siis on? Nagu analüüsi, et mis on puudu. Et lihtne on öelda, et midagi on puudu. Aga kui sa võtad hetke enda sees ja mõtled nagu kui sa kunagi oled mingis suhtes, kus sa tahad nagu sinu mingi perfect suhe igatpidi. Ja no siis ma jõuan alati ka selle juurde, et armastus on valik minu arvates vähemalt, et see ei ole lõpuni välja ainult mingi tunne, mingi liblikas kuskil, sellepärast, et pikaajalises suhtes sul lõpuni välja ei ole mingit liblikat mitte kuskil. Ei, kindlasti mitte. Et see on selline mõistusega tehtud valik, et ma olen valinud selle inimese ja isegi kui on mingi raske hetk, siis ma ikkagi valin tema. Jah. Sest me just eile elukaaslasega arutasime seda teemat muide. Me oleme suhtes olnud 12 aastat ja ega meil mõlemal on rohkem kui üks kord olnud see mõte, et äkki peaks lahku minema. Kas siis on mingi siukene madal hetk, kus sa mõtled ka, et ma ei tea, tunded pole enam nagu päris see, mis iganes. Aga siis mingi aeg hiljem see läheb üle. Ja sa oled jälle seal, kus sa oled nagu mingi, ma tahan ainult selle inimesega koos olla ja ma tahan ainult talle parimat ja ma tahan tema jaoks olla ja tema jaoks teha ja bla, bla, bla. Ja näiteks meil ongi praegu jälle see hetk, kus meil ongi, kõik on nii hästi ja nii tore, aga nagu aasta tagasi oli meil hetk, kus me reaalselt istusime maha, olime davai, otsustame ära, kas me oleme koos või mitte. Et nagu... Et pikaajalises suhtes, ma arvan, pead kanda olema valmis sellisteks tsükliteks. Et see käib natukene niimoodi nagu ringi ratast, et muidugi ma ei taha, et nagu jääks vale mulje, et mingi toksik, turbulentne asi on ju ja muud, kui sa ei tea. Ei, seda... Mitte see on ju ja sellest ka Kaisa ei räägigi. Ei, mitte see. Aga lihtsalt, et vahepeal nagu ongi mingid raskemad momendid, kus ei ole samal lainel. Ja kuidagi siis... elud on nagu erinevas kohas. Ja siis on veits siuke, et mingi... kas me üldse oleme nagu ühenduses või mis nagu toimub, vaata veits segadus, ja siis leiad jälle selle... Mingis mõttes sa teed selle otsust davai, aga ma proovin ikka, nagu me oleme ju mingil põhjusel koos olnud ja nagu, kuidas me nüüd siis mingi lihtsalt, nüüd on kõik. Ei, proovid kõike ja siis, kui tõesti oled kõike proovinud ja ikka ei ole seda tunnet või seda armastust, näiteks siin puhul, selle kirja puhul, no siis ei olegi. Jah. Väga lühike. Kui keegi teatab rasedusest, siis mu esimene mõte on kohe, et nad on seksinud oma vahel. Noh, see on fakt, jah. Aga see minu jaoks see kindlasti ei ole esimene mõte, mis mul tuleb. Tead? Sul on või? Kunagi vist oli, jah. No ma mõtlen võib-olla noorena, aga nüüd mingi sõbranna ütleb, ega sa ei ole... Te seksiste. Ei, aga jah, nooremana mul oli mu tädi nagu kõige noorem tädi. Kui ta oli rase, siis ma mingi, oh my god, nad seksisid temaga. Siis oli küll. Aga praegu ma olen mõelnud seda too. Et kui mina peaksin kunagi oma emale teatama näiteks seda, et ma olen rase, siis mu ema mõtleb küll, et oh my god, nüüd mu tütreke seksiski selle mehega. 12 aastat jagas emoodi. Et jah, praegu te lihtsalt tudute. Jaa, kaisutame. Oh my god, crazy. Ma ei ole kunagi mõelnud seda. Aga ma olen reast mõelnud, et oh my god, kuidas ma ütlen oma emale seda, siis ta mõtleb, et ma seksisin. Aga tead, võib-olla see on ka see, et sa oled noorem laps, aga mina olen kuulnud 3 korda seda, kui mu emps mulle ütleb, et ma olen rase. No jah. Ma ei ole kunagi Anno on kuulnud, et sa täitsa üle. Nii et nagu mul on juba vastupidine ära, et tead, nüüd on see kõige hullem on möödas. Oh my god, ma ei tea, ma ikka olen mõelnud mingi... Aga ma võtan järgmise ka, sest... See oli liiga lõike. Hei Kaisad, mul on selline lugu, kuidas armusin oma sõbranna eks-kutti. Oi! Mõned aastad tagasi kutsekas oli mul üks sõbranna, kellega hästi läbi sain. Või noh, meil oli selline grupp, kus tema ka oli ja saime kõik üli hästi läbi. See sõbranna oli
just oma kutist lahku läinud. Nad olid umbes 1,5 aastat äkki koos olnud, ma täpselt ei mäleta. Ühel nädalavahetusel mina ja mõned mu sõbrannad sealt grupist läksime reede õhtul pidutsema ja saime linnas ka selle sama kutiga kokku. Ja käisime ringi, saime temaga läbi ja selles polnud midagi imelikku. Hommikul aga ärkasime koos minu juures selle kutiga. Keegi ei teadnud sellest. Nii algaski 5 kuud salasuhet. Kuni ta mu maha jättis. Me polnud tegelikult otseselt suhtes, kuna kutt ütles, et ei ole mu sõbrannast üle saanud ja ei taha suhet. Olin nii armunud sellesse kutti, et nutsin teda mitmeid kuid taga. Nüüd äsja sain teada, et peale minu mahajätmist leidis ta peaaegu kohe uue neiu, kellega 2 kuud peale mind ka suhtesse läks. Mis asi ma tema jaoks olin ja kas ma olin tõesti nii loll, et mitte seda näha? No ma nüüd ütlen nagu niimoodi otse, mis ma mõtlen. No. Ma saan aru sellest, mis sa tunned ja ilmselt tunneks ise samamoodi, kui oleks selles olukorras. Aga vaata, kui te 5 kuud tegite sellist lihtsalt ööseks külas käimist, seal ei olnud kordagi juures nagu hõngugi sellest, et see võiks suhe olla. Ja ta ei viidanud sellele, et ta tahaks sinuga midagi tõsisemat, siis ei tohiks endale ka paraku mingisuguseid lootuseid tekitada. Sest kui mees tahab sinuga tõsist suhet, siis sa saad sellest aru. Jah, ta ei varja sind. Ja. Minu esimene mõte, mis selle kirjaga tuli, oli see, et äkki see oli viis, kuidas hoida nii-öelda oma eksi lähedal. Et see on nagu, et see on ta sõbranna ja ilmselgelt, kui ta oli selle nii-öelda siis sõbrannaga ehk siis oma nii-öelda eksiga koos 1,5 aastat, siis ilmselgelt see sõbranna, kellega ta mehmerdas pärast 5 kuud, oli ju ka selles seltskonnas terve selle aja. Nii et äkki kuigi väga veider viis olla lähedal siis läbi kellegi teise vagina. Nojah, aga Nojah, võt ei tea, mis seal peas käis, see võis ka lihtsalt olla, et see oli convenient, sa saad regulaarselt keppi ja siis, et paraku jah, on siin see, et ta ei tahtnud sinuga koos olla, aga sa sobisid hästi selliseks friends with benefits või fuck buddy situationiks ja ju ta siis leidis järgmise inimese, kes tekitas temast selle tunde, et temaga ma tahan suhtes olla. Ja see ei ütle mitte midagi sinu kohta. Yeah. See ei tee kuidagi sind tegelikult vähem väärtuslikuks või vähem, ma ei tea, wifi materialiks või milleks iganes me seda nimetame. See on lihtsalt kuidas tema siis läbi oma silmade seda nägi. Kuigi siinkohal jällegi äkki nagu ma olen nii tugev girl code inimene nagu, et ärme vaata oma sõbranna eks äkki. See ei too kunagi head. Seda ka muidugi jah. Ja siis ma alati mõtlen, kui ma olen seda arutanud paari sõbrannaga ja siis tihti me jõuame sinna, et mingi mõtle, su sõbranna on selle sama tiki otsas olnud. Ei, ma ei saa ka. Ma ei taha ju mõeldagi, et see sama vend, kes minuga seksib, on seksinud mu sõbrannaga. Ja siis veel seda, et ta võrdleb sind äkki su sõbrannaga, et nagu, aga ta oli selline nagu suhtes ja bla bla bla. Nagu, et ma ei tea. Ma saan aru, et tundeid ei saa kontrollida. Ma saan sellest täiesti aru. Aga tegevusi saab kontrollida. Et isegi kui tekib mingi spark või mingid ka tunded, siis me inimestena saame neid kontrolli all hoida. Aga jah, seal pluss nendes situatsioonides on tihti ka see, et eriti kui sind varjatakse, siis see mõte, nagu seal võib olla ka kuitil näiteks selline mõte, et ma ei too ju nagu seda tšikki sinna samasse seltskonda, kus on mu eks, kes on tema sõbranna. Nagu, et sa ei saa kunagi olla seal seltskonnas võib-olla normaalselt enam. Nii et nagu jällegi on erandeid, meil on ka kirjutatud erandeid, aga nagu siin puhul muidugi ilmselt oli ka selle sama kirjutaja huvides ka, et see oli saladus, sest tema sõbranna et aga ütleme nii, et vaadates seda lugu, siis see ei ole see meant to be lugu ja see ei pidanudki olema, see oli kogemus sinu elus ju ta oli millegi jaoks vajalik, et ta oli, aga ta pidigi olema see, mis ta oli. Et sina ei oldki mõeldud selle kutiga nüüd õnnelikult elu lõpuni olema. Jah. Aga edasi me lähme.
Hiljuti sattusin kokku oma vana klassiõega, kellega muidu pikki aastaid ei olnud suhelnud. Kuna ta sotsiaalmeedias jagab aktiivselt oma tegemisi, siis olin päris hästi kursis, mis elu ta elab ja jututeemasid jätkus kauemaks. Meil oli koos väga tore ja lahkudes lubasime mõlemad üksteisele, et teeme varsti jälle midagi toredat koos. Nüüd aga selle loo teine pool, nimelt põhikooli ajal, üle 15 aasta tagasi, seesama klassiõde kiusas mind pidevalt ja viis mind olukorrani, kus ma pidin isegi klassi vahetama tema pärast. Olin tol ajal väga püüdlik õpilane ja kiusamine seisneski selles, et minult võeti koridoris väevõimuga kodune töö ära, et siis kas maha kirjutada või enda omana esitleda. Lisaks muidugi ka igapäevane mõnitamine ja vaimne terror. Mõistan, et sellest on kaua aega möödas, aga ikkagi aeg-ajalt mõtisklen selle üle, et huvitav, kas ka tema teab, kui palju haiget ta omal ajal mulle tegi. Rohkem me kokku ei ole saanud. Vaat, kuna meil mõlemal on kogemus kiusamisega, siis ma mõtlesin, et ma võtan selle loo siia. Et kuidas sina esiteks, kas sind on mõni naine kiusanud? Jaa, absoluutselt. Nii. Noh, ma muidugi sa ilmselt, kui sa juhtuksid kuskil selle inimesega kokku, sa pikalt ju ei jääks jutustamagi, kui üldse, või kas jääksid? Tead, on tulnud ette situatsioone, kus ma jooksen kokku nende endiste klassiõdedega. Nii. Ja siis see on alati nii veider, sest et see on täpselt nagu need filmi stsenaariumid, et nad kiusavad sind alguses ja siis, kui sa nagu oled midagi teinud oma eluga või vähegi nagu oled kuidagi avalikkuse ees, eelkõige meie podcastiga näiteks oleme me sattunud siia avalikkuse ette mingil määral. Kindlasti mitte mingi, ma ei tea, mis huge mastaabis, aga mingil määral. Siis nad on järsku nagu mingid, oh my god, et ma jälgin sind ja oh my god, sinust on ikka nii ilus tüdruk saanud ja et tundub, et sul läheb ikka nii hästi ja siis ma olen nagu... No, see on küll filmisteenist välja võetud. Jaa, aga siuksed neid on olnud. Minul ei ole niimoodi olnud. Ma olen üldse väga vähe... Ma olen vist ainult ühte oma kiusajat näinud ja me tegime nii, nagu me ei tunneks üksteist. Ja see oli täpselt see, mis ma ette kujutasin ja see oli kunagi mu parim sõbranna. Oota, aga see on täiesti fucked up minu arust. Aga see kiri, kes kellega ühendust võttis, kas kiusaja või? Kas tal tuli välja? Mulle jäi siit jutust mulje, et see oli selline suvaline kokkusattumine ja siis, et nad jäid jutustama ja siis oli nagu tore ja jäi jutt, et nad saavad veel kokku. Et hiljuti sattusin kokku. Noh, et siin kumbki ei nagu võtnud ühendust, et kokku saada. Et mina ütlen ausalt, minu arust on okei ikka veel tunda mingit imelikku moodi. Mingit negatiivset emotsiooni. Jah, sellepärast, et paratamatult siuke korralik kiusamine tekitab hingehaavu. Ja see on väga tore, et teil oli see siuke meeldiv nagu suhtlus, aga see ongi minu arust täiesti nagu sinu valik, et kas sa tahad sealt edasi või kas sind tegelikult sisimas ikkagi häirib ja sa ei näe, et semast võiks su sõbranna päriselt saada. Mina alati mõtlen täpselt seda sama asja, mis ta ka välja tõi, et huvitav, et kas ta ise nagu mäletab seda, kuidas ta käitub. Seda, et kas need inimesed, kes kunagi mind räigelt kiusasid, kas nad üldse nagu, kas nad mäletavad seda, kuidas nemad sellele tagasi vaatavad, kui üldse vaatavad, et mul on endal siuke tunne, et nad ei mõtle mitte sekunditki oma sellele. Ei, see on nagu mingi periood, ei olnud ju nii pahasti. Jah, sest et ma olen kokku juhtunud, nagu ma ütlen ausalt, et tüdrukud ei olnud minu vastu nagu nii hullud, et ma kogesin ikka mingit kiusamist tüdrukute poolt nooremana, aga nagu kuitid olid hullemad minu vastu. Mul olid tüdrukutega hull. Mul olid kuitid ja ma tean, et ma olen nendega kokku jooksnud siin tänaval või kus iganes ja nende silmad on nii suured, sest et nagu keegi vist kunagi üks nendest kuitidest oli ka mingi, issand, sa oled seesama Kaisa või? Et nagu, wow, sa oled nii palju muutunud, sa oled väga ilus, värki. Mis on nagu et nagu, mis nüüd, et välimuse järgi nüüd sa siis nagu oled mingi kena inimene mu vastu või et selle põhjal sa otsustad midagi või Jah, reaalselt. Nagu, ja täpselt ja siis ma lihtsalt olengi, ma vaatan neid nagu siuke tükk sitta lihtsalt ja ma olen nagu okei. Õudne jah. No mul oli jah nagu palju siukest vaimset terrorit tüdrukute poolt ja sellepärast ma ka kooli vahetasin kunagi. Et
ja noh, oligi kõige hullem oligi see, et mul oli see parim sõbranna ja siis tema üks hetk otsustas, et minuga ei ole enam äge sõbranna olla ja siis ta läks ja rääkis kõik mu saladused välja ja kasutas siis neid minu vastu ja minu kiusamiseks. Ja see oli väga nagu raske periood mu elus, kus ma läksin nuttes koju iga päev ja ma ei tahtnud kooli minna. Et noh, ühegi nende inimesega ma ei kujutaks nagu isegi tänasel päeval ette, et noh, et niimoodi jah, et kui ma kuskil, ma ei tea, tööalaselt või kuidagi kokku puutume, muidugi ma olen nagu normaalne ja kena inimene, viisakas, aga mul ei oleks tänase päevani soovi nendega rohkem suhelda. Mis võib-olla nad on täiesti uued inimesed ja kõik, aga ma ei suudaks. Ei. Isegi nagu, kui ma mõtlen nagu gümnaasiumi mõistes, kus meil ei olnud enam kiusamist, et seal oli lihtsalt nagu sellised erinevad isiksused ja ma lihtsalt tean, et seal olid mõned isiksused, kes mulle sobisid ja kes ei sobinud ja ega ausalt öeldes, ega ma ei taha väga veeta endiselt aega nende isiksustega, kes mulle ei sobinud. Jah, samad mõtted. Nii. Maarik kirjutab meile, kas sina lugesid viimase või? Nii. Olen saladuste episoode pikalt kuulanud, kuid kunagi pole olnud midagi, millest ise kirjutada. Nüüd on. Nagu paljud meist kasutan ka ise Tinderit. Olete sellest juba varem rääkinud, aga Tinderis tegutseb üks isik, kes esineb enamasti nimega Christopher, kuid tal on ka väga palju teisi kontosid Tinderis teiste nimedega. Tema piltidel on nägu ära audustatud ja peo keskendub sellele, et ülikool pole oluline ja otsib naist, kes endale OF-i teeks. Kuna ta mulle nii palju ette tuli, lükkasin ta lõpuks paremale, et mõista, mis selle inimese mure on, et ühest kontost ei piisa. Kohe küsis ta mu telefoninumbrit, mida ma talle ei andnud. Hakkas veel imelikku juttu ajama, mille peale panin talle bloki. See oli umbes 1 kuu tagasi. Täna saatis mu sõbranna mulle TikToki, mille seesama isik oli teinud, kus oli siis pilt minust ja peal tekst, et mis mu IG on, Instagram. Nii ma ise kui ka mu sõbrannad reportisid teda. See on vist ainus, mida praegu teha saan. Mõistan, et see pole maailma lõpp ja loodetavasti võetakse see video maha, aga väga vastik tunne on. Enesetunne pole ka parim praegu. Aga minu soovitus kõigile tüdrukutele, kes on Tinderis vanuses 18–20 ja näete seda isikut, kindlasti tunnete ta ära. Palun ärge mingil juhul temaga kontakteeruge ja mõistlik oleks ära blokkida. Eks internet ongi avalik koht, kuid minu jaoks on see väga vastik ja ebaviisakas. Ja meil oli veel üks kiri selle sama inimese kohta. Nii et ja tema kohta vaata, me lugesime seda lugu. Ja seda ma mäletan ja ma mäletan, et meil on see TikTokis ja siis sinna alla kommenteeriti, et see on see vend. Seal oli jah mingid kommentaarid. Ja siis nagu kõik kuidagi ütlesid alla võtmes, et mingi et teeb nalja. Väga sick joke too nagu. Äkki nagu lõpetaks mingi naiste kulul nalja tegemise ära või midagi. Kas ma võin korra otsida meie seal TikToki üles, sest et ma tean, et nagu tagiti teda sinna. Et selles suhtes midagi logiseb kindlasti seal ajus kõrvade vahel, et üldse nagu mis asja, mis üldse toimub, et sa kellegi, see on ju mingi isikukaitse seaduse vastane, et sa kellegi näo paned TikToki ja oled mingi, mis ta Instagram on? Reisipass sina või? Christopher, ja. See on jah see vend, kellest on olnud siin palju juttu. Mingi väga imelik, väga veidra huumori. Ja kõik panidki ta account on bänd nüüd. Väga tore. Jah? Et seda ma juba vaatasin ammu. Ta tegi väga ebanormaalseid kommentaare nagu alaealiste tüdrukute kohta, mis oli just kui nali. Et selles suhtes, seal on nagu minu arust politsei peaks nagu sekkuma. Absoluutselt, aga ongi, mis see neti küberkiusamine. See on küberkiusamine, jah. Õnneks siis tore, et tal enam kontot ei ole, aga ja account oli bänd, jah. Leiavad kuskilt siis mujalt mingi viisi. Muidugi teevad järgmise. Tere kaisad, minul natukene teistsugune saladusmure. Nimelt mõtlesin mõni kuu tagasi ühel päeval, et pole ammu ühtegi telefonimängu mänginud. App Store soovitas mulle mängu Travel Town. Tõmbasin selle alla ja see hakkas mulle koheselt meeldima. Minu saladus on see, et olen selles sõltuvuses. Lausa nii hullusti, et mul on selle mängu peale 100 eurosid läinud. Mängu sisesed ostud võimaldavad mängu edasi mängida ning kiiremini leveleid läbida. Olen üritanud mängu peale raha raiskamist ohjeldada, kuid see on keeruline.
kaalun mängu kustutamist, aga olen sellest väga sõltuvuses. Loo moraal. Korra ostad, jääd õnge otsa, nii et parem üldse mitte osta. Teile endale kõige paremat. Väga huvitav teistsugune saladus täiesti siia lõppu. Kõlab nagu teie mingi Stardolli ajad. Jaa. Oh my god, kas kellelgi oli veel Stardollis kasutaja ja ta tegi ennast superstaariks? Mina ei teinud seda kunagi, sest et see maksis ju. See maksis. Ja mu ema ei olnud kunagi nõus seda maksma. Mul ka ei olnud nõus, aga siis ma leidsin selle viisi, et sa saad telefoninumbriga osta selle. No mul issi maksab arveid, noh, pole minu mure, on ju. Ja siis ma niimoodi ostsin isegi vist 2-3 korda, kuni siis kõnnime issiga poodi ja siis ta mingi Kaisa kuule. Et telefoniarve tuli. Et mis sa nüüd toimetad seal internetis? Mis sa nüüd teinud oled? Ja siis ma ütlesin, aga seal mängus on nii palju võimalusi, kui sa oled superstaar ja nagu nii igav on niisama mängida. No igatahes mulle tehti selgeks. Et nii ei tohi. Niimoodi ei tohi. Siis ma muidugi tegin niimoodi, et ma lasin mingitel teistel inimestel osta. Oh my God. Ja pakkusin neile stilistika teenust vastutasuks seal mängus. Täiesti siuke business mutt, et teised inimesed kulutasid päris raha ja siis mina ja võib-olla endalt ka keegi, kes oma vanemate raha kulutasid. Absoluutselt, ilmselt küll. Ja siis mina läksin nende kasutajasse ja ma panin neile mingi ilusa outfiti ja siis ma tegin veel neid tubasid ka ümber. Nad andsid nagu sulle oma kasutaja või? Tänapäeval nobody would ever, sest kõik kardavad seda häkkimist. See oli siuke usalduse peale ja ma ükskord peaaegu kaotasingi oma konto niimoodi ja ma nutsin kodus. Mul oli ju sinna ikkagi juba raha läinud, mul olid seal kogutud igast ägedad riided, asjad on ju, et ma nutsin ja kuidagi ma sain selle konto tagasi, aga noh, ma andsin oma passi ja keegi andis oma passi ja no selles suhtes no. Nii et ühesõnaga, tegelikult sa mõistad seda inimest väga hästi. Õnneks tänkad, et mul ei ole sadu eurosid kuskile nagu mängu olla tänasel päeval läinud ja ka siis õnneks need summad tegelikult olid ikkagi väiksed. Aga et ega pigem mitte üldse alustadagi, jah. Mul on ka mingid mängud võetud, mis on nagu mingi offline. Mis mänge sa mängid? Ei, nagu mingi... Sina mängid mänge? Jooks. Okay, nii. Ühesõnaga, ei, nagu ma laadisin põhimõtteliselt endale telefoni ühe mängu, et kui mul lennukis tekib mingi ärevus või midagi, et siis mul oleks tegevust. Okay. Ja, sest raamatud on mul nüüd läbi loetud, räägid särgid ja siis vähemalt midagi on seal. Ja see mäng oli nii huvitav, et ma isegi kaalusingi, et okei, et tahaks elusid juurde, aga ma ei teinud seda kunagi, sest ma ei ole nii hukt kunagi mängust olnud, aga ma tean seda mõtet, kus sa nagu tahaks edasi mängida. Võt täiskasvanuna ma ei ole vist üheski mängus raha päris raha kasutanud. Ma vist mitte üheski mängus päris raha kasutanud. Ainult see Stardoll mul oli. Ja isegi täiskasvanuna mul on korra mõte tulnud. Mul on see kasutaja alles ja ma saan sinna sisse seal Stardollis. Et äkki ma elaks välja oma lapsepõlve unistust ja lihtsalt nagu... Kulutaks nüüd selle raha siis. Aga ma ei ole seda siiski teinud, sest et enam sellel ei ole seda sama tunnet, mis kunagi oli. Ei no muidugi ei ole, aga ta vist näeb ikkagi samasugune vähemalt välja. Jah, väga nagu sarnane. Või noh, jah, põhimõtteliselt sama. Mingid uued lihtsalt, mingid lisaasjad seal. Aga jah, sama. Vanad head ajad. Olid tõesti. Jah, elu oli ikka lihtsam. Ainult nutsin sellepärast, et jäin kontost ilma. Kuigi see tõesti selles hetkes see oli suur draama minu jaoks. See oli... No ma arvan, et see tunne, mida sa siis tundsid, on equivalent, kui sa jääks praegu mu Instagrami kontost ilma. Jah. Absoluutselt. Okei, praegu oleks ikkagi natuke veel hullem, aga jah, et see tunne on sarnane. Jah. Nojah, aga siis tänaseks ongi kõik. Tänaseks on kõik, saatke saladusi. Saatke saladusi, väga toredad on need saladused, mis tõesti tegelikult ei ole seotud meeste ja petmisega. Kuigi, hea meelega loeme ka seda meeste draamat. Ma loen kõik, nagu me kõik, aga vahelduseks on väga tore, pange oma mingeid mängusõltuvusi ja mis iganes asju sinna juurde. Jah. Et ikka kõikide teemadega seoses võib saata. Absoluutselt. Aga suur aitäh, et kuulasid ja kuulame näeme järgmises episoodis. Tšau!